Tere õhtust, tere tulemast järjekordsele vestlusõhtule Teatrijutud. Rõõm näha, et meil on jälle täis maja ja muidugi põhjust sellest on kuhjaga, sest meil on külas Merilin Kirbits. Võime istet võtta. Tere õhtust ja tõesti mina juba tänan ette, et te olete tõesti valinud tänase õhtu, et veete siis minu ja Jürgeni seltsis. Et ma olen väga meelitatud juba praegu. Ja ma siis kõigepealt väikese sissejuhatuse, mis ma lugesin Wikipeediast välja ja proovisin ka pähe õppida, et vaatame, kas jäi kõik. Merilin Kirbits sündis 13. augustil 1986. aastal Võrus. Üles kasvas ja koolis käis Otepääl ja aastal 2009 sa lõpetasid Viljandi Kultuuriakadeemia, õppisid 7. lennus Kalju Komissarovi käe all. Sealt edasi 2009 kuni 2013 olid Eesti improteatri näitleja, alates 2014. aastast improteater Impeeriumi näitleja, 2018 kuni 2022 võib-olla kõige rohkem kuulsust oled saanud teleseriaalist Pilvede all. Sellepärast on inimesi siin täna. Just. Sa oled vahepeal olnud ka Otepää kultuurimaja juhataja. Tegelikult on Otepää kultuurikeskuste loomejuht. No võt. Rahaga ma ei tegelenud. Aha, seda ei maksa näitlejatele anda, Ja no viimased 4 kuud siis võib-olla elu kõige tähtsam roll, et oled nüüd siis ka ema ja väike Iiris on meid täna ka vaatamas siin. Ja kas jäi midagi olulist ütlemata? Ja Kuressaare teater. Nii. Kus ma olen siis kaasa teinud alates viimasest kursusest ja olen pidanud tegelikult Kuressaare teatrit nagu koduteatriks isegi, sest tegelikult kõik need aastad olen ma siin kaasa teinud ja seda kohta külastanud ja ma täna käisin siin üleval ruumides ringi ja igal ruumil on enda mingisugune lõhn ja ma olen tükk aega siin käinud ja see lõhn, mida ma täna tundsin sellist liblikaid kõhust ja niisugust mõnusat tunnet. Esiteks sellepärast juba, et see on koduteater, kus ma olen palju aastaid veetnud, aga 3 aastat tagasi ma kohtusin oma elukaaslasega tegelikult siin Kuressaares ja nüüd sündis meil väike Iiris, kellega me oleme siin ruumides. Et me just täna Tobiasega arutasime, et nii veider on siin ruumides praegu koos lapsega ringi käia. Et Kuressaare teater. Ja selleni me jõuame natukene hiljem Kuressaare teatrini. Aga alustame ikkagi päris algusest, et sinul minu teada ei ole selline perekond, kus oleks näitlejaid või teatriinimesi? Või on sul keegi kuskil suguvõsas? Ei ole, terviseks. Aga kuidas sa teatrini jõudsid siis? Ma jõudsin tänu enda sõpradele ja tänu tegelikult enda kooli teatri juhendajatele, sest ega ma ise ei näinud endas miskit. Et ma olin selline lihtsalt puude otsas ronija ja lihtsalt tegin nalja seltskonnas ja teistele tundus, et see inimene, kes nalja teeb, eks ole, et see on ju näitleja kohe, et tee nalja, et see tundus kuidagi juba siis inimestele kuidagi võrdusmärgiga. Ja ma ise kuidagi ei osanud seda üldse näha. Ja kui Viljandis oli sisseastumine, mina just lõpetasin siis gümnaasiumi. Ma käisin ühes teatrilaagris ja me sõitsime sinna ühe bussiga ja tagasi tulles visati mind Viljandis maha akadeemia ees. Ja öeldi, et sa pead katsetele minema. Ja tegelikult lihtsalt visati sinna, et mine proovi. Et ma ise ei osanud seda näha, et minu arust on see elus nii oluline, et kui sa enda lähedal näed kellelgi mingisugust annet, mida ta ise ei oska näha, siis alati kuidagi toetada seda või tuua seda välja. Et tihti, mis mina ei tegele sellega. Tegelikult võib-olla see on ta südame soov, aga vahel, kui sa nii väga tahad millegagi tegeleda, aga sa ei julge sellega tegeleda, sa kardad, et äkki sa kukud läbi või kuidagi. Et sellest hirmust üle saada tuleb hästi palju toetada, et lihtsalt märgata inimesi enda ümber. Et ma olen väga tänuli selle üle. Mul on korra segadus, et üldiselt ju katseteks peab ikkagi ettevalmistusi tegema, õppima tekste pähe. Need olid sul siis ikkagi... Ja no selles mõttes nad olid ikkagi minuga nagu ennem läbi rääkinud, aga sel päeval Viljandis me viskame sind bussi pealt maha. Ja tegelikult see umbes niimoodi tegelikult oli, et ega ma
mingi luuletus mul oli gümnaasiumist, jah, ega ma selles mõttes, kuna ma ei teadnud, mida oodata, ma ei osanud midagi karta, ma olin Kalju Komissarvist kuulnud, ma polnud teda kunagi näinud, ma olin vähe teatris käinud, mu isa on elektrik ja ema oli kooliõpetaja ja elasime Otepääl ja kooliga käisime, aga tegelikult nagu perekondlikku sellist teatris käimist ei olnud, et ma ei olnud niivõrd teatriteadlik ja ma läksin ilma hirmuta sellepärast, et ma ei osanud midagi oodata. Ma olin see, kes ma olin. Ja no esimest hetkest juhtuski see, et Koma ehk Kalju siis lihtsalt naeris minu üle. Ja seda naeris läbi terve koolitee. Ta lihtsalt ükskõik, mida ma tegin, pakkus hästi palju rõõmu talle, et tegin ma tõsist asja nii tõsiselt, kui ma suutsin, siis ilmselt ma ei tea, ju ma ei mõju nii tõsiselt, et ta tõesti tundis suurt rõõmu selle üle ja ta ütles mulle ükskord isegi, et mul ei ole vahet, mida sa teed sel laval, et mulle meeldib kõik ja lihtsalt, et tal oli sihuke soe suhtumine minuga. Enne kui me kooliaega siseneme, kas sul oli muidu ka variant B või C, et mida muud võiks teha või mis ametit proovida? Keskmine hinne oli 3,5 ja proovisin siis Eesti Maaülikooli, ma oleks praegu agronoom, aga mis oleks väga tore variant. Tegelikult oleks variant olnud ka ikkagi Räpina aianduskool, kus ma tegelikult käisin nüüd kaugõppes ka. See on see üks unistus tegelikult, mida ma tahtsin, aga ma ei julgenud varem teha. Oli siis õppida floristikat ehk lilleseadet. Et kui ma sinna läksin, siis mu käed värisesid. Ma ei julgenud, ma sain teada, et floristikas on sissesaamisel katsetöö, sul on vaja mingi asi teha, mingi seade. Ja ma ei julgenud teha, ma läksin, siis õppisin enne aiandust 2 aastat. Et julgust koguda ja siis läksin floristikasse. Ma ei tea, miks nagu, see ongi see. Ja tõesti iga kord, kui ma tegin tunnis mingit seadet, ma tegin mitu tundi. Ma oksakesed, mis kraadi all ja nii mul tundus, et see tundus nii oluline, sest et lõpuks ma teen seda, millest ma aastaid olin tegelikult unistanud. Et see oleks olnud mu teine valik ka peale gümnaasiumit ilmselt, kui ma ei oleks teatrikooli saanud. Ja praegu on see sul nagu hobi või? Jaa, vahel teen mõned matuseperjad. Hea küll, lähme siis sinna kooli juurde, et sa ütlesid, et Kalju Komissar on kohe naeris sulle. Ma eeldan, et ikkagi nagu, mitte et nagu et sa oleks halvasti teinud, vaid just kui nagu hästi sa tegid. Alguses ta ilmselt naeris sellepärast, et päris halb oli, mis ma tegin. Aga ta näeb läbi seda potentsiaali, ta näeb, keda on võimalik võib-olla kujundada, muuta, et ta annab sulle mingi ülesande, ta näeb, kui kiiresti sa reageerid, et kui sa ütled näiteks, sa loed mingisugust isamaalist luuletust näiteks, ta ütleb, et nii, loe nüüd nagu gorilla, sa oled loomaaias ja oled gorilla ja kui keegi ütleb, et ei, mis asja, ma ei ole ju gorilla, siis ta ütleb, et järgmine buss läheb, ta ütles nii ka, järgmine buss läheb kell 6, et palun astuge uksest välja. Et sa pidid kohe lihtsalt kõik vastu võtma, ütleme jaa ja oleme valmis peaaegu kõigeks. Ja sul läks kohe katsetel esimese korraga hästi, said sisse, tundsid ise ka, et läheb hästi ja et vist lähen lõpuni välja? Tead, ma olin nagu üsna rumal, ma läksin ka teisele eelkatsele, ma ei teadnud, et ei pea minema. Ma läksin... Siis eelkatse on see, et sa lähed eelkatsele ja siis kutsutakse suvel tagasi. Tule suvel, siis kui on see 4 päeva või 5 päeva, mis me seal jaurasime. Aga on 2 eelkatset, lihtsalt tuleks 2 kuupäeva inimestel valida. Aga noh... Jälle teie! Nii oligi. Ma läksin uksest sisse koha. Mis sa siin teed? Ma ei pea olema. Ei pea, näeme suvel. Olgu, tõmbasi ukse kinni tagasi. Läksin minema. Sest jah. Ja eelkatsetel ei jätnud sa sügavat muljet mitte ainult Kaljule, vaid ka oma kursakaaslastele. Ma pöördusin paari su kursakaaslase poole ja küsisin neilt, et kuidas siis oled sa neile sööbinud mällu esimeste emotsioonidega. Ja siis Rauno Kaibiainen, kes on sinu pikaajaline koostööpartner ja kõik siin koos teinud. Tema ütles, et tema esimene mälestus on see, kuidas siis katsetel vaadati, et kuidas noore näitleja hakatise hääl kannab. Ja siis oli mingi selline ülesanne olnud, et lasti kõigile öelda, et maali ae tule sööma. Ja siis sulle vist anti see kuidagi sellise variatsiooniga, et oled ise see maalija, et kutsun nüüd siis kõiki sööma. Ja siis Raunol on meeles, ma tsiteerin,
mehed persse, mida te passite, tulge sööma, olid sa karjunud. Ja seda oli Rauno sõnul kuulda Lossimägedeni välja, Tegelikult on see vokaaliharjutus, et kui su hääl kannab Maaliae, tule sööma. Aga mul öeldi lihtsalt karju kõva hääl. Mul ei olnud mingit vokaali, ma lihtsalt karjusin ja sõimasin lihtsalt. Ma sain jällegi ülesandest jumala valesti aru. Ma ei tea, kuidas ma sinna kooli sisse sain. Aga seda kommentaari me ju kuuleme näitlejad ka teinekord juba professionaalidena, et ei kuule, et seda siis sina vist ei ole kunagi saanud tagasi. Mul on pigem, kuule, võta veits vaiksemalt, et vaata, kui sa kuulad saalis, siis kui keegi räägib vaiksemalt ja keegi kõvemini ja kui sa kuuled kõva häält ja siis hakkab vaiksem rääkima, sa vaiksemalt ei kuule. Et sa pead nagu... jah, seda võtta vaiksemalt siis... Ja natuke, jah. Natuke liiga. Aga mis olid need asjad koolis, mis siis olid pigem rasked, mis ei tulnud nii iseenesest mõistetavalt? No elukogemus puudus ikkagi. Et seda võib-olla mingit rolle luua ikkagi, et saada aru, leida üles enda seest midagi, mida sul ei ole tegelikult veel. Kuidagi seda seost, et kui näitleja kasutab oma töös ju emotsionaalset mälu ehk kui su rollis on vaja elada läbi mingit rasket asja, siis sa leiad oma elust mingisuguse kõige raskema asja ja siis tunnetad seda enda sees ja kasutad seda siis enda rollis ka. Aga sellel hetkel ei olnud, et ütleme 2 esimest aastat oli lõbus. Siis tehti etüüde, need olid kõik lõbused, hästi tore, aga siis kui 3. aasta tuli hakata päriselt nagu tegema midagi, siis läks nagu keeruliseks. Et see võib-olla see jah, et see ilma elukogemuseta anda edasi midagi, millest sul aimu pole. Ma arvan, et see oli päris keeruline minu jaoks. Ma ei saanud päris täpselt aru, mida mult nõutakse. Aga nagu sa aru saad, mul on algusest peale probleem olnud ülesannete täitmisega. Nii et... Või nendest õigesti aru saamisega. Aga kõik ülejäänud lavakõned, tantsud, lavavõitlused, need tulid mängleva kergusega? No akrobaatika oli üks huvitav huvitav õppeaine. Meil oli siis õppejõud Kranov, kes siis tegi meile igast käte peal seise, sa pidid seal mingid saltosid ja kukerpalli tegema, aga ma nagu ei olnud väga selline, esiteks ma ei olnud väga paindlik, ei olnud siuke väga kerge, keda oleks hea visata. Maarjus Pärn, minu armas kursaõde ja praegune kolleeg, kursavend, vabandust. Näitleja, ta võib õde ka olla. Ta oli ainuke, kes jaksas mind tõsta. Mul tast kahju, ta pidi kogu aeg minuga paaris olema, sest keegi teine jaksab mind tõsta. Kui ma neid videosid praegu vaatan, siis Maarjus oli päris punane näost, kui me neid etüüde tegime. Aga tegime neid asju, mida ma suutsin ikkagi, et selles mõttes. Tänu sellele on ta nüüd musklis näitleja? Ta on väga musklis. Ühesõnaga jah, see oli selline, mulle lihtsalt ei meeldi olla pea alaspidi. Mulle ei meeldi mingisugused kukerpallid ja sellised asjad tekitavad minu sirmu, et ma ei tea, kus see tuleb, aga see oli minu jaoks keeruline. Ja kindlasti ka laulmine, et ma ei ole kunagi olnud väga musikaalne. Koolis öeldi mulle, et ära laula. Mudilaskooris isegi hoitud mind seltskonna pärast. Ja see on tegelikult olnud eluaegne trauma, et ma mõtlen ise, kui ma oleks ise õpetaja, et see on üks asi, mida ei tohi teha. Sa ei tohi öelda lapsele, et sa ei oska. Et tegelikult see on jätnud mulle päris suure jälje ja ma saan aru, et tegelikult teatris on laulmine ja kõik selline kontakt muusikaga hästi oluline ja ma tunnen alati mingisugust piinlikkust või hirmu, kui ma pean suu lahti tegema, aga mind ei ole kunagi ka muusika, öeldakse, et muusika ei ole seganud mind laulmise juures. Tegelikult ma kuulen, kui ma valesti laulan, ma saan sellest kõigest aru, aga mul on tõsine mingi blokk on sees selles, et ma võin koos teistega laulda, aga kui ma peaks üksi laulma, siis ma võtsin muusikust mehe, et võib-olla see leevendab mu valu natuke. On ta õpetanud sulle midagi? Ei. Aga on sul tulnud ette laval seda, et siis pead üksi laulma ja oma hirmudele silma vaatama? On küll, jah. Hästi. Rauno ei olnud siis ainukene, kelle poole ma pöördusin. Rääkisin ka meie Muhumaalt pärit Marika Mesipuu Veebeliga. Ja temal oled ka meelde jäänud juba katsetelt. Ja temal on siis meeles etüüd sisseastumiskatsetelt, kus sa olid mänginud sellist asja, et olid leidnud kodust hiire, selle kinni püüdnud
siis ära küpsetanud ja ära söönud. Ja selle peal oli Kalju Komissaarov juba kõva häälega naerma hakanud. Ja no Marika arvab, et sellest hetkest peale olid sa Kalju Komissaarovi lemmik. Aha, ütles välja siukse asja. No nii ta ütles jah, ja siis ta ütles veel seda, et ka nemad siis kursa teised tüdrukud ja võib-olla poisid ka nagu, et vaatasid, et kuna sul nii hästi läheb, siis nad proovisid isegi natukene sinult šnitti võtta või sarnaseid lahendusi kasutada. Ja, et kas sa ise tundsid ka seda, et sa oled Kalju Komissaarovi lemmik ja teised sind kopeerivad nagu? Sa mõtled kooli ajal või katsuta? Kooli ajal, jah. Või noh. Kopeerimist ma küll ei mäleta, ma kuidagi ei vaadanud, ma vaatasin kõiki oma kursadasid ja vendasid suure imetlusega, et kui julged ja andekad ja targad nad on, et püüdsin ise lihtsalt ellu jääda, et iga päev pidi mingi etüüdi tegema ja ma mäletan alati, et koju minnes sa mõtled juba selle uue etüüdi peale, mida homme teha ja siis hommikul lähed samamoodi kooli ja sul ei ole etüüdi lõpuni valmis mõeldud, seda puenti pole just seesama, noh. Sööd ära, jah? Et ja tihti juhtus see, et see puent oli lava peal, et sa mängid etüüdi ära ja siis lõpus improviseerid lihtsalt kuidagi, tuleb see puent nagu, ma ei tea, kuidagi iseenesest tuli. Aga ma küll seda ei tunne, et keegi oleks kuidagi minu järgi midagi teinud. Aga selles mõttes küll, et võib-olla Kalju oli hästi armas ja tegelikult südamlik inimene. Ta oli nagu isa. Ta hoolitses alati kõikide õpilaste eest, küsis, kas teil on süüa, andis raha, kellel polnud, küsis, kas küttepuid on. Minul oli seal naiste värgiga probleeme ja siis ta käis apteegis brosüüre mulle toomas, et ta nagu ükskõik, mis teema oli, ta oli alati toeks ja oli su kõrval, aga see võib-olla üks selline negatiivne on see, et sa ei tohi tegelikult õpilaste puhul minu arvates valida ja teistele öelda, et kedagi eelistada. Ja seda ma tundsin küll, et ta nagu hoidis mind hästi palju ja ma tundsin ennast ebamugavalt, sest et kõik tunnevad ennast natuke ebamugavalt sellest. Et see võib-olla tekitas küll mingil hetkel mingisugust, ei tekitanud nagu lõhet, aga ma tundsin seda, ma kujutan ette, mida teised tunnevad. Ma olen ju ilmselt elus kogenud ikkagi seda, et kui kedagi teist eelistatakse, et mis tunde see sulle siis tekitab. Aga see toimus 2 esimest aastat, siis tulid teised õppejõud. Siis sai pidu läbi. Nendega ei olnud enam lemmik? Ei. Ei jah. Et ta oli jah, et selles mõttes ma tundsin küll, aga jah, eks ta on, kui ma nüüd mõtlen enda kooli ajal, ega ju õppejõud meelega ei tee seda, et neil keegi lemmikuks kujuneb, aga see vist on tahes-tahtmata, et keegi ju kujuneb, eks ole. Et mina küll, see ei olnud meie kursusel, aga ja meile õppejõud kuidagi ei öelnud seda, aga me kõik teadsime. Te tajusite muidugi. No jah, seda nagu tajub. Et on see nagu ikkagi raske koorem, mida kanda ka, jah? Ei, tore oli. Tore oli. Tegelikult on mõnus, kui keegi sind jumaldab või kui sa kellelegi meeldid. Ja kui sa oled veel nii noor, sa oled alles teatrikoolis. Aga peale teatrikooli muutub kõik. See, mis teatrikoolis, kellel on hinded kõige paremad ja kellel on kõige halvemad, siis peale teatrikooli muutub kõik. See ei määra midagi tegelikult. Milline sa olid teatrikoolis või kuidas sul läks. Et päris elu on hoopis teine asi. Selles mõttes on teatrikool minust kuidagi teatriaja kõige muretum aeg, sest sai teha lihtsalt teatrit, nautida seda hommikust õhtuni, sul oli koht olemas, soe koht, sul oli tehnika olemas, kolleegid olemas, kõik tingimused oli olemas, aga kui tuleb päris elu, siis sa mõtled, tuleb see majanduslik pool juurde ja kui sa oled vabakutseline, siis see on vahel üsna keeruline. Ma mõtlen, et mul näiteks kooliaeg oli konstantne hirm, et äkki visatakse välja. Sul seda ei olnud? Et ma ütlen, minul näiteks ei olnud see kooliaeg üldse nagu nii muretu. Iga semestri lõpp oli, et kas nüüd veel jääd või... Eksamid olid muidugi kõigil hästi pingelised, sest see määras. Peale eksamit sul öeldi, kuidas sul läks, aga meie kursusega juhtus see, et mitte kedagi ei visatud välja. Ja ma tean, et ühe kursavenna suhtes oli oht, aga me kuidagi võtsime tal kratist kinni ja vedasime kaasa. Et me nagu aitasime teda, et me ei olnud nagu konkurendid tulevikus, kuigi tegelikult me oleme ju. Et me aitasime ta välja ja tegelikult me lõpetasime kõik koos. Ja.
no tegelikult on Kaljust täna väga paslik rääkida ka, sest et täpselt nüüd siis 8. märts. 8. märts jah, on tema sünnipäev, sünnikuupäev ja 6. märts oli siis, millal ta lahkus meie seast. Ja kuna ta on ikkagi väga-väga palju Eesti teatrinäitlejaid õpetanud nii Lavakas ja no Viljandis veel rohkem, eks ole, et mis sul Kalju õpetustest kõige rohkem meelde on jäänud või mis on kõige olulisemad sinu jaoks? Tead, kui ma seda küsimust tean ette, siis ma mõtlesin sellele pikalt ja ma suutnud seda tegelikult välja mõelda. Et seda ühte, sa ütled, mis see üks asi oli. Ma võib mitu ka. Sest tema oli see, kes andis ikkagi selle nii tugeva vundamendi näitleja meisterlikkuse alusele, et andis nagu kõik selle aluse. Et see kõik, mida ta rääkis, iga sõna oli, lause oli oluline. Mul elukaaslane tõi välja lihtsalt ühe lause, mida mina olen öelnud, oli see, et ta ütles alati, et teid ei oota mitte keegi, ütles koolis. Kui Viljandi õpilasi, siis sa pead silmas selle all. Ma olen sellest nii aru saanud või see on kuidagi teistmoodi see? Ma ei tea, kus ta seda veel öelda saab. No kui ta Lavakas õpetas ka omal ajal, aga... No ilmselt oli selline aeg, et oligi 2 teatrikooli. Et ja see aeg, kui meie lõpetasime näiteks oli see masu aeg ja meist ei saanud mitte keegi tööle, sellepärast et kõik tööpakkumised, mis olid räägitud, need kadusid ühe päevaga, sest raha ei olnud enam. Nii et me jäime kõik lihtsalt tänavale. Aga ta kuidagi valmistas ette, et kui sa tahad olla näitleja, siis sa pead ise selleks vaeva nägema, sa pead ise leidma need võimalused, need kohad. Ja mina pigem tundsin vastupidi, keegi ei ootagi mind või. Et nagu mind see kuidagi tegelikult ei motiveerinud, et kuidas keegi suhtub asjadesse, kuidas keegi asju võtab. Et mina olen alati lihtsalt teistega vooluga kaasas käinud, et ma ei ole tundnud seda, et nii ma tean, mida ma tahan, et ma olen alati kõik vastu võtnud lihtsalt, mida elu annab ja mul on kuidagi hästi läinud, hästi toredaid asju on, hästi palju toredaid inimesi ja on tegelikult hästi läinud. Aga mida Kalju ise teatris pidas oluliseks? No, tema ütles meile, et kaussaali, et kuulda oleks, kuulda ja näha oleks. Sellist filosoofiat minu arust kooli ajal me küll ei mäleta, et selleks isegi aeg oleks olnud. Tähtis on see, et just see tehniline pool mulle tundub, et praegusel ajal on sellist etenduskunsti hästi palju, kus sa lähed vaatama mingit etendust ja sa ei kuule ja näitlejad ei saa aru, mida ta teeb, tal pole kehalist väljendust, et kõik see alusvundament oli see, mis ta andiski. See tehniline näitleja pool, mis on nii elementaarne, et kui seda ei ole, siis ei saa sealt minust järgmist sammu edasi teha ja mingit kunsti luua. Kui me ikka mitte midagi ei kuule, siis nagu siis me ei saa aru, ongi. Ja siis me kaotame huvi selle vastu, mis seal lava peal on ja siis ma võtan selle telefoni kätte ja vaatan kella, et millal see läbi saab. Võib-olla, et mul tunne, et võib-olla see tehniline pool on natuke mingites õpetustes kaotamas oma võimu, ma ei tea. Aga see oli see, mis meie saime selle 2 esimese aastaga. Kalju Komissarov on ka väga tuntud oma värvikate ütlemiste poolest. Kas sul on mõni selline ka meeles, mis... No enamus ei kannata absoluutselt eetrit. Et muidugi ta esimesel koolipäeval ta kutsus kõik tüdrukud enda ruumi, no mitte enda ruumi, vaid meie kateedri ruumi ja ütles, võite nii palju, kui tahate, aga rasedaks ei tohi jääda. Näiteks, on ju. Siis ta ütles meile, ninad, ma ei saa öelda teile, pead, ma ei saa öelda, on ju. Mis sa seisad seal nagu keset maisipõldu? No, ei saa seda nagu, mida sa venid nagu, mida sa venid nagu tigu mööda märga, nii. No, kõik sellised, aga ei saa ju neid välja öelda. Selline kasvatusmeetod. Sa tõid selle raseduse välja ja Rauno ütles, et Kalju oli öelnud kõigil tüdrukutele, et ei tohi rasedaks jääda, eks ole. Ärge suitsetage ja ärge kaalus juurde võtke. Aga sulle ta oli öelnud, et sina võta juurde. Oli nii või? See päris nii ei olnud, Rauno tahab mäletada seda nii, ta seda meenutanud ja ei, tegelikult oli nii, et ja muidugi
ei ole kunagi olnud Julia kehakujuga või kuidagi. Ja siis ükskord oli koolis meil üks hetk, eelmisel õhtul oli suur pidu. Läksime erialatundi, pidi luuletusi lugema. Kalju vaatab meid. Kõigil silmad punased. Muidu võiks oodata seda, et ta sõimab meid kõiki täis, on ju, ninad, pead. Ja siis ta ütles hoopis, Margit, mine telli buss. Ta tellis meile kooli bussi, sõitis meiega ilusal suvisel päeval Viljandi järve äärde ja ostis jäätist kõigile. Selle asemel, et meid lihtsalt läbi sõimata. Et oskas kuidagi ka mingit hetke tajuda, et ta kogu aeg ei sõimanud. Ja lihtsalt seal oli see jäätise söömine, et ostis kõigile jäätise ja siis ütles mulle, et sulle võin ma 2 tükki osta. Et see oli ainuke, aga Raunole meeldib seda nagu ikka vaata ajas muud, kui läheb see juurde, see infot tuleb juurde kogu aeg, et ma ei tea, mis ta 10 aasta pärast räägib. Rauno tegelikult palus ühe asja veel, et sa võiksid ühe loo rääkida ja ta ütles mulle ainult 3 märgusõnad selle peale, et sente pole vaja. Selline mingi lugu pidi olema, et sa peaksid kohe aru saama, kui ma ütlen sulle, et sente pole vaja. Päriselt. Ta oli sellise loo pakkus välja. Ei meenu, jah? Ei, mulle meenub, aga see ma täpselt ei mäleta ka. See ei ole üldse oluline lugu elus. Me läksime poodi, ma ei tea, miks ma seda tegin. Me ostsime midagi ja ma ütlesin müüjale lihtsalt väga veidra, et sente pole vaja. Oligi kõik ja ma ei tea, mis see lugu oli. Nii et sa pead Rauno käest küsima, ma ei mäleta. Mina mäletan ainult sente pole vaja, see kogu nali, aga see lugu küll. Raunol on väga eredalt meeles, ma saan aru. Ma pean küsima, kuidas see oli, muidu ta käseb mul seda uuesti rääkida. Küsime järele, jah. Hästi. Aga jõudsime enam-vähem siis kooli lõppu ja raske aeg, teatritesse ei kutsutud, aga siis hakkasite improteatrit tegema. Nii. Jah. Aga selleks siis teid nagu valmistati juba kooli ajal ette, et teist saavad improteatri näitlejad ei? Juhtuski siis, et meil ei olnud miskit teha ja selline näitleja lavastaja nagu Redna Rannus oli Soomes just õppinud improteatrit ja ta otsis siis endale inimesi, kellega koos seda teha ja kuidagi sattus meie lend talle ette ja ta kutsus lihtsalt meid kampa ja siis me hakkasime katsetama ja nüüd me oleme sellega tegelenud 16 aastat ja loonud oma teatri. 2 aastat meil on enda teatriruum, mille me ise oma kätega siis Tallinnasse Põhjala tehasesse oleme loonud. Ja see on siis üks väga suur osa meie elust. Me ise manageerime seda, ise me oleme näitlejad seal, ise koristame, ise oleme baaris tööl ja nii edasi ja nii edasi. Ma korra küsin, et meil siin on teatrisõber publik, et kui paljud on käinud improteatrit vaatamas, võib käega märku anda sellest? No ikkagi peaaegu pooled. Sina Eesti teatri kõige parema improteatri näitlejana võiksid äkki selgitada, et mis see improteater üldse on inimestel, kes pole siis käinud kordagi veel vaatamas? Jaa, improteater on siis selline improvisatsiooniline teater, kus näitlejatel ei ole käsikirja, kus kõik lava peal sünnib siin ja praegu. Ehk mitte midagi kokku ei lepita ennem, ei lepita kokku, kus tegevus toimub, mis tegelased lava peal on, mitte midagi. Ja tullakse lavale ja suheldakse publikuga, mis on Eesti publikule üllatav. Kindlasti, kui sa näitlejana hakkad otsa vaatama, siis natuke toimub sellist asja, alguses, kes täpselt ei tea. Ja siis me hakkamegi koos improviseerima, me küsime publiku käest inspiratsiooni, tegevuskohti, märksõnu, mida iganes me vajame ja siis me lihtsalt koos loome koha peal stseene, pikki etendusi ja nii edasi. No teatrikoolis, eks ole, te õppisite ikkagi, kuidas materjaliga töötada, eks ole. Kuidas te ju teete ka proovi või trenni, et kuidas see siis välja näeb? Me nimetame tõesti enda proove treeninguteks, sellepärast, et improteatrit sa ei saa ette harjutada. Ja siis me treenime, et selleks, et koos improviseerida, ongi vaja väga head koostööd. Selleks on erinevad harjutused, sul on vaja väga suurt tähelepanu, keskendumist, sest kui sa teed 2 vaatust ühte pikka lugu,
mis sa koos lood, siis sa pead iga sõna ja lause meelde jätma, mida su partnertegelased ütlesid. Ja sellest lähtuvalt mõtlema, kuidas see siis sellele loole narratiivil oluline on, kuidas see seda mõjutab ja mõtlema läbi, et kuidas minu tegelane sellele loole siis kaasa aitab. On ta takistaja, on ta kaasaaitaja. Ja siis me treenime seda just, et see tähelepanu olemas, see fookus oleks olemas, see keskendumine, reaktsioonikiirus. Ja seda muudkui treenime, selle jaoks on spetsiaalsed harjutused ja ülesanded. Ja muidugi, kui me teeme etendusi, meil on erinevad, me nimetame etenduse formaatideks. Igas formaadis on siis mingisugune nii-öelda ülesehitus, et kui ma toon näiteks, siis üks formaat on romantiline komöödia. Kõik oleme näinud romantilise komöödia filme. Mis seal on siis, on ju? Kaks inimest, kes alguses kindlasti ei armasta teineteist, võib-olla vihkavad teineteist isegi, eks ole. See on nende tegelaste tutvustus, aga me ei tea, kes nad on. Me küsime publiku käest inspiratsiooni. Tavaliselt me küsime, et kas siin on keegi täna õhtul, kes otsib endale paarilist või partnerit, on ju, otsin ja siis ta räägib natuke endast, me küsimegi, et noh, millega sa tegeled ja et on sul mingisugune hobi ja me kasutame neid elemente, me ei mängi seda inimest lava peal, aga me kasutame tema antud elemente, et siis publik näeb ka, et see on puhas improvisatsioon. Ja siis me vahel laseme kirjutada vaheajal inimestel lauseid paberi peale ja me etenduse ajal võtame lause ja võtame selle oma karakteri omaks, ütleme selle lihtsalt välja ja siis alles põhjendame ära, et miks mu tegelane ütles, ma ei tea, sellist asja. Aga põhiasi on jah treening, et koostöötreening ja neid formaate me ka koos loome. Üks on Shakespeare'i formaat, ehk me oleme harjutanud siis Shakespeare'i värsis rääkima, aga seda, kus tegevuskoht toimub, mis dramaatiline olukord selles loos on, seda me ei tea. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Nii et sa võiksid niimoodi hops praegu hakata värsis rääkima, jah? Ei. Seda, ainuke asi, mida sa impros teha, sa ei saa üksinda teha. See on nii suur palli veeretamine, et sa viskad nagu palli teise kätte ja siis jääd kohe ootel, et see pall tagasi tuleks. Noh, nii-öelda nagu võrkpallis, su käed on kogu aeg valmis reageerima. Et see on see põhitunnetus kogu aeg. Et ka füüsiliselt me treenime ennast nende erinevate harjutustega. Aga jah, üksinda siin puki otsas, selleks peab ka natuke vaimselt valmistuma, et enne etendusi meil on tavaks koos ennast soojaks teha. Me teeme erinevaid harjutusi ja mänge jällegi, et tuua ennast siia ruumi, et seda reaktsiooni saada, et mõtted vabaks või siis pigem aju tühjaks. Aga see on siis see, et te tulete just kokku, eks ole? Ja. Just. Aga noh, eks tavateatris ütleme siis nii, eks ole, on ju ikka see mure alati, et äkki läheb tekst meelest ära või laval. No seda impros ei ole, aga mis need, ma ei tea, suurimad need hirmud on, kui see improteatri etendusele läheb? Muidugi on hirm see, et äkki ei tule mõtet. Äkki on nii tühi pea, et ei ole mingit mõtet. Et kui mõelda meie esimeste improetenduste peale, siis nad olid päris jubedad, ma arvan. No algusest, kui sa hakkasid tegema, et paanikas pakud nii palju asju kui võimalik lavale, mitte midagi meelde ei jää, aru ei saa, kes me oleme, kus me oleme, mida me teeme, siuksed uppuvad silmad, keegi ei julge öelda ka, et kus me oleme, vaid et me räägime lihtsalt, no kuidas läheb, hästi läheb ja see on hea, kui hästi läheb ja nii edasi, aga see, kes me oleme, kus me oleme, nagu huvitav asi võib-olla isegi hoopis on ja nüüd me kasutame seda pakkumisena isegi, et vahel on huvitav lasta publiku fantaasial endal lennata ja me venitame seda äramääratlemist ka ise. Et me lihtsalt vastame teineteisele ja tunnetame lihtsalt mingit emotsiooni ja siis me tajume, et kes need olla võiks. Me ei määratle kohe ära. Muidu me määratlesime kohe ära. Tere naabrimees! Ma näen, et sa niidad muru, ja nii edasi. Aga nüüd me tõesti võtame seda pakkumisena, et me tükk aega lasemegi tekstil minna, aga me ei oleme ära määratlenud võib-olla, kes me oleme ja kus me oleme ja lihtsalt jõuame nüüd selleni, et me juba usaldame nii palju, et meil ei ole seda paanikat. Sa näed seda Titanicu Nick, kes upub seal, et seda nagu ei ole enam. Teil on ka selline formaat, et siis teie improteatri näitlejad ja siis üks, ütleme siis kuulus üks tuntud näitleja siis repertuaari teatrist. Ma olen aastaid tagasi käinud vaatamas, kui teil oli Mart Toomega see.
ja ma mäletan, see lihtsalt oli nii kohutav, ma lihtsalt niimoodi naersin, sest oli selline siis formaat, et üks inimene rääkis nagu teise inimese eest, et sa pidid nagu dubleeris. jah, et kuidagi reageerima nagu, et hääl tuleb sealt, aga pead tegelikult rääkima selle inimesega, kes seal on. Umbes nii, kui ma teeks stseenid, sina teed mulle häält ja mina teen sulle häält. jah, aga see oli kuidagi kolmekesi ka veel niimoodi, et ta oli ringis ja no see Mart Toom ei saanud mitte midagi aru, kellega ta rääkima peab ja kogu aeg oli, et härra, miks te sinna vaatate, ma ju räägin siit teiega. Ja see oli nii kohutavalt naljakas. Aga mis on need asjad, millega ütleme siis tavateatri näitlejad jäävad jänni improetendustes? Mille poolest te paremad olete kui paremini arenenud? Jan Uuspõllust ei ole keegi parem ilmselt. Ongi nii, jah? Tõesti, ma tunnen, ma olen 16 aastat teinud ja tuleb proovi ja ta teeb niisugust asja, mõtlen, miks ma seda teen nagu vahepeal. Et noh, mõned inimesed on sündinud lihtsalt selliseks ja tal tõesti on antud, tal tuleb, sest et mul on tunne, et see on see vabadus ja ta tundub olevat nii vaba kõigest. Ta ei, minu arust, ma ei tunne ta nii hästi, ta ei muretse ja see on üks asi, see vabadus ja see usaldus teiste vastu peab olema. Et võib-olla lihtsalt, kui sa tuled võõrasse formaati mängima, siis mõtlen, et klassikalisele näitlejale natukene tundub see sihuke teatrikooli etüüdi tegemine ja võib-olla see nagu tundub sihuke hirmutav või selline. Aga just see usaldus, et mingid võõrad näitlejad on ümber ja mida nad mult tahavad. Ja noh, nagu meie olime alguses, et sul võtab aega ennast täiesti vabaks lasta ja usaldada seda, et mingid asjad hakkavad juhtuma. Et tegelikult me oleme klassikalises teatris harjunud ikkagi harjutama 2 kuud mingit asja ette, kuidas ma ütlen tere. Tere, noh. Ma harjutan seda, aga seal sa ei saa seda harjutada, vaid see tuleb, kuidas tuleb. No. Ja siis pärast sa põhjendad ära, et miks see tere oli selline. Et see on nagu vastupidine, et sul kehas võib tekkida lihtsalt see reaktsioon, et ma ei ole just harjutanud, et võib-olla see. Me oleme sinuga ju ikkagi päris mitu tükki koos teinud. Ja ma pean ütlema, et noh, kui oled selline näitleja nagu mina, kellel ikkagi vahel tekst kipub meelest ära minema, siis on jube hea laval olla, kui sa tead, et sul on partner, kes võib improviseerida sind nagu vabalt välja. Et kuidas sul neid tavatükke on teha? Kas see on siis kuidagi keeruline ka, et nüüd pead esitama teksti, mis on sulle kõik ette kirjutatud? Ei, mulle meeldib, need on nii erinevad asjad, kui sa saad luua mingisugust rolli, kehastuda kellekski teiseks ja otsida seda tegelast ja seda pikemat luua, temasse sisse elada ja õppida teda tundma. Saab sulle armsaks ja elad talle kaasa. Ja noh, lihtsalt see pilved all, see tegelane, lihtsalt võin nii palju öelda, et ma alati ütlen, et tegelikult ma olen normaalne inimene. Ja teiseks, kui ma sain selle teksti kätte, iga kord ma tegin nii lahti, ma ütlesin, palun, et tal läheks hästi, sest see oli kohutav minu arust, kuidas tal läks. Ja siis vaatad ja ma tõesti nutsin ja naersin, et mul oli tast nagu tohutult kahju vahepeal. Et sellepärast mulle ikkagi meeldib ka klassikalist teatrit teha, et luua, see on nagu kuidagi täiesti teistsugune protsess sinu sees, mis toimub. Küsisin su kursakaaslaste käest ka sellise küsimuse, et milliseid rolle sa võiksid veel teha või mis oleks nende arust äge vaadata, mida sa veel ei ole siis teinud, ütleme, või oled vähe teinud. Mis sa arvad, mis nad vastasid? Piipi Piksuk. Ma ei tea, ma ei kujuta ette. Päriselt, ma isegi ei kujuta ette, sest et ma isegi ise ei kujuta ette, mida ma võiksin mängida. Nad mõlemad ütlesid, et tegelikult, et sinus on olemas ja et sa võiksid saada rohkem pakkumisi selliseid õrnasid naisi ka mängida. Või Rauno ütles, et ta tahaks kohe näha sind niisuguse sinisilmse blondiinina. Meeldiks sulle sellist rolli teha? Ma tegelikult olen ühe korra teinud ja see oli tohutult igav, pean ütlema, et ma olen tõesti, see on raske mängida esimest armastajat, sest et sa oled kogu aeg vaevatud näoga lihtsalt, seisad seal ja kõik mängivad, mullud saavad mängida, karakterid teha, neil on põnev ja siis sa oled seal keskel lihtsalt niimoodi, kui raske mul on. Ma olen nii armunud ja siis see on kõik ja saab läbi nagu. Et lihtsalt ma saan aru, mida... Kus sa tegid seda või mis see oli? See oli tegelikult Kuressaare teatris, kui me tegime Draakonit viimasel kursusel.
ja see on nii tore, et Helen mulle selle võimaluse andis, sest et ma olen väga tänulik kõikide nende võimaluste eest, kus ei ole võetud klassikaliselt minu tüüpi, et mina olen niisugune karakternäitleja, eks ole, tema mängib seda veidrat naist, on ju, kellel ühte jalga pole ja mis iganes. No ühesõnaga kõik sellised, need on nii lõbus teha, see on tore, ma armastan neid, need on ülifunnid. Et aga see, ma olen ka tõesti, et ma olen saanud tegelikult proovida, ma ei saa öelda, et ma arvan ka just, et Kuressaare teater on olnud see koht, kus ma olen saanud teha. Et minu arust see noort Debora Vaarandit mängida oli ka väga suur väljakutse, väga suur au. Et ma ise tegelikult ei tea, kuidas mõjus või kuidagi... Väga hea. Käisi vaatama. Tänan super. Aga see ei olnud klassikaline naiivne esiarmasta, see oli nagu midagi. Ikkagi Debora Vaarandit. Jah. Et jah, et tore ja Rauno võib mulle pakkuda tööd. Selle koha võin teha, võime proovida. Aga ise ei tunne puudust mingisugust, ei ole unistuste rolli, mida tahaks teha? Ei ole, jah. Tegelikult ei ole. Ma ise, ma ei tea, ma tunnen, ma võtan ükskõik mida vastu ja võtan selle enda omaks ja püüan sellest kuidagi kõik enda ja teiste jaoks kuidagi välja võtta. Et mul ei ole jah seda mingisugust, ma ei tea, edevust või egoismi, et ma tahaks lihtsalt mängida. Ma tahaks lihtsalt mängida. Ma tahaks kunagi proovida, ma saaks nagu palju mängida. Et mul oleks etendusi hästi palju. Et vabakutselisena juhtub see, et sul ei ole nagu etendusi nii palju kogu aeg järjest, et ikka tekivad mingisugused augud sisse ja ei ole neid etendusi ka nii palju repertuaaris korraga, nagu siis, kui sa kuskil teatris oled palgal. Et ma tegelikult ei teagi täpselt, mida tähendab see, et sa käid hommikul proovis, õhtul etendus, hommikul proovis, õhtul etendus. Et vabakutse on hästi palju auke ja sa teed igasugust muud asja ka. Küll sa juhendad, küll sa juhid õhtut, küll sa, et ära elada. Et... Meeldib sulle teha muidu neid muid asju ka? Või pigem oleks see, et tegelikult tahaksid ikkagi teatris mängida? Eks ma olen ju proovinud muid asju teha. Jah, võt läkski sinna peale jutt, et mis see ametinimetus seal Otepää kultuurimajas oli? Otepää kultuurikeskuste loomejuht. Meil oli siis Otepää vallas oli siuke katus nagu Otepää kultuurikeskused ja siis selle alla kuulus 4 erinevat kultuurimaja, mille loomejuht ma siis olin. Ma olin 3 aastat, ehk siis tegelesin kultuurimajade sisulise tööga, suurte sündmuste lavastamisega, sisude kirjutamisega, sündmuste väljamõtlemisega, kujundamisega, lava kujundamisega, kõigega. Lõpus aitasin koristajal koristada ka. Öösel panin plakateid kuskile metsa üles, kui vaja on ja ühesõnaga tegin kõike, aga põlesin üsna eheda leigiga väga kiirelt läbi, sest et sa ei saa ikkagi kõike teha korraga. Aga kuidas sa üldse selleni jõudsid, et kas see oli nagu see otsus, et hea küll, ma nüüd näitlejaameti jätan ja lähen sinna Otepääl seda teist tööd tegema või sa ikkagi paralleelselt tegid näitlemist ka edasi? Või... No need etendused, mis ma repertuaaris olid, neid ma tegin ikka edasi, aga ma sain aru, et kui ma võtan ikkagi mingisuguse täistöökoha vastu, siis ma ei saa teha. Ja see otsus tegelikult tuli ikkagi sellest, et ma pigem arvasin, et ma ilmselt ei tee teatrit enam sellisel määral. Sest ma ei tea, mul on mingisugune tunne elus alati olnud, et mul on vaja olla vajalik. Et ma ei ole kunagi teatrit teinud ainult enda pärast, et ma tunnen, et ma tahan, et mind oleks teatrisse vaja, et minusugust ühe jalaga vanamutt, et seda oleks vaja. Et kuidagi ma ise ei tunne tõesti seda egoismi, et ma pean tegema teatrit ja minul on vaja ja ma teen ükskõik üle laipade. Et ma kuidagi sihuke tahan elus, et minust oleks mingit kasu ja ma tundsin sellel hetkel Otepää mu kodulinn ja mu elu oli sellel hetkel tegelikult seal ja ma tundsin, et ma olen seal hulga vajalikum ja ma saan sellesse kogukonda panustada nii palju ja ma tõesti panustasingi. Aga me tegime kohe suvelavastuse seal. See on isegi Jupiteris üleval, ma vaatasin. Ja see on veel üleval, see on Eesti lipu ajaloost, millest pole kunagi teatris lugu tehtud. Et see... Ja see sai ka Otepäält alguse, see lipp kuidagi. See õnnistati Otepää kirikus, jah. Ja me tegime seal samas Linnamäe otsas seda etendust, et see oli väga tore suur asi, mida tegelikult teha ühe väikese kultuurikeskustega. Aga jah, ma arvasin, et ma teen lõpu,
aga mingil hetkel ma sain aru, et mul ei ole tegelikult endast nii palju anda. Et kuidagi tunnen, et ma tahaks ise veel elus kogeda, et mul oleks seda edasi anda. Ma ei tea, kas see on jälle see elukogemuse asi või ma tundsin, et ma tahaks ise rohkem, aga seal pidi ainult andma. Iga sündmus, kui sa selle lavastad, sa kirjutad selle, need sisud ja sul on ainult esietendus ja see saab läbi ja see ei kordu mitte kunagi. Me tegime seal nagu nii ilusaid asju küll noortega, lastega, kõigiga. Ja siis ma sain aru, et ma olen täiesti tühi, et ma kogu aeg oodan esietendusi, annan endast hästi palju. Aga ma ei saa vastu ja sel hetkel ma tundsin mingi väike egoism, kas ma tahan ise saada rohkem. Et sellepärast ma ka loobusin sellest, et mõtlesin, ma kunagi ei tea ju. Alati võib ju tagasi minna. No tegelikult sinu tööd ju väga hinnati Wikipedia järgi ikkagi tunnustusi tuli üksjagu. Et ei olnud seda tunnet, et ikkagi tõmbas nii tühjaks, et ja, aga kellegile peab andma ju selles mõttes, et kõik on juba saanud. Ega selles maakonnas ei ole väga palju inimesi. Et kultuuritöötajad on ju, sa iga aasta pead andma kellelegi. Tuli uus inimene. Anname talle, ta on uus inimene. Ma arvan, ma ei tea. Aga ütleme sellised väikesed kohad, meil on siin Saaremaalgi palju selliseid väikeseid kultuurimajasid. Kui keeruline sellistesse kohtadesse on üldse teatrit meelitada? No väga keeruline või lihtne. Kui sa ütled, et mul on saalis vähemalt 100 inimest, siis nad tulevad. Aga seda sa ei saa ju sina garanteerida. Ei, muidugi ma ei saa ja seepärast nad ei tulegi. Osad kultuurimajad maksavad etenduse kinni ja siis teevad oma hinnapoliitika ja küsivad inimeste käest nagu mingid väiksemad summad, et inimestel ikkagi see hind on nagu hinnatundlikud on. Aga ega Otepääga oli väga suur probleem ka, et ega Otepää linnas oli ka ainuke, kuhu sai tegelikult professionaalset teatrit kutsuda, ülejäänud sai ainult harrastusteatrit käia. Esiteks tehnilised tingimused juba, et juba nende pärast ei saa. Ja inimesi, mul oli pidevalt piinlik, et saalis on nii vähe inimesi. Siis nende teatrites, kes olid kutsutud? Just, ja. Kui ma sinna tööl läksin, ma mäletan, oli üks klassikalise muusikakontsert ja siis oli koristaja mina ja siis üks muusikaõpetaja veel. Aga ma ei oska selles mõttes ka öelda, et millest see siis tuleneb, et inimesed ei tule igaks asjaks välja, et ma ei tea, ma ei oska ka öelda, ma ei jõudnud ka selleni, et igaühe käest küsida. Aga neid professionaalseid teatrid, mis teatrid need on, mis niimoodi üldse? No Kuressaare teater käis Otepääl. Keda ma nägin, Rakvere teatrit nägin palju ja ma tean ka, et nad sõidavad tohutult palju, et isegi Rakvere näitleja, ta küll töötab Rakvere teatris, aga tegelikult ta ikkagi istub bussis enam. Kuressaarega on ilmselt sama, on ju. Et kui palju etendusi seal koha peal saab teha, aga see ringi sõitmine, Rakvere on ma arvan, üks Eesti teatritest kes kõige rohkem sõidab minu arust. Kindlasti said ka kohalikke tagasisidet, et nad hindavad seda kõrgelt või? Ma ei mäletagi, et ma oleks rääkinud hindamisest. Ma ei tea. Hästi, aga ikkagi pöördusid näitlemise juurde tagasi. Ja. Mida siis kõige rohkem igatsema hakkasid? Näitlemise juures või? Just. Tead, näitlemisega on nii. Et kui sa ühe korra seda juba teed, sa saad selle maitse suhu. Ja ühel päeval ma olen olnud nüüd lihtsalt kodus lapsega. Iiris saab neljapäeval 4-6 ja ma tundsin teatri tegemise suhtes praegu juba nii tohutut igatsust, et kui sa selle maitse suhu saad, et kui sa igatsed midagi, mida sa pole ammu söönud ja sul on nagu metsik isu selle järgi. Ilmselt olete kõik kogenud, kui teil on mingi lemmikasi, mida süüa tahate. See on täpselt see tunne, ma isegi tundsin, ma ila nagu suunurgast tilkuma, et ma tahan teatrit teha. Ma ei tea, kas mul varem isegi on sellist tunnet olnud kui praegu, kui ma olen saanud hästi palju kodus olla. Ma ei vaata telekat, sest laps vaatab telekat, kuidagi hästi palju enda mõtetes, enda sees ja mul tekkis ila suhu, et teha teatrit ja liblikad tekkisid ja mõtlesin, ma pean veel kodus olema natuke aega.
varsti sa naased, kas Kuressaares ongi esimene nüüd naasmist, kui me jälle Sipsikut mängime edasi, mis 2018 juba välja tuli või on sul enne veel midagi? Ma jaanuaris tegin juba paar etendust. Juba tehtud? Jah. Ja üks etendus, mis repertuaaris on, et tõesti, et nad panid veel mõned viimased etendused, et ma tegin need ära. Tegin need ära, sellega sai ka palju nalja Nutrum teatris ja mul tehti kostüüm, tehti ümber. Ja kui ma mängisin ju lõpurasedana ka seda ja ma olin selline ja näitlejad ei näinud mind ennem selle kostüümiga. Ma läksin lavale ja mu partner hangus naeru kätte ja ma kuulsin, kuidas aksi vahel kõik töötajad naersid kõva häälega. Ja tükk aega ma saab mängida, sest mu partner lihtsalt naeris minu üle. Ma olin selline, mul oli mingi ajastul mingi valge kleit seljas, ma nägin välja, see on kirjeldamatu. Nagu Aarne rääkis tänasest kakukesest, ma arvan, ma olen ilmselt nagu kakuke. Et jah. Kunagi, nüüd ma ei mäleta, kes see tark mees oli, aga keegi tark mees ütles, et miks näitlejad poliitikas läbi ei löö, on see, et poliitikud saavad alati, eks ole, ainult kriitikat. Aga näitlejad on harjunud positiivse tagasisidega ja iga etenduse lõpus aplausi kuulma. Ja siis ma nagu mõtlesin, et mulle ka ikkagi väga meeldib oma tööpäev lõpetada sellega, et ma saan aplausi ja kummardan. Sa ka igatsesid sellist asja, kui sa seal olid Otepääl pikalt või praegu oled siis olnud kodus? Ei, tead, mulle tundub, et see lava kõrval olles, kui sa seisad lava kõrval enne lavale minekut ja sa kuuled seda publiku suminat, tunned kohvilõhna ja hästi palju erinevaid parfüümilõhnasid, siis see on see, mis tekitab ka minus mingisugust mõnusat elevust või nagu mingid liblikaid ja mingid, ma ei tea, kas see on jälle mingi emotsionaalne mälu millestki kunagi, et aga see tunne lihtsalt enne lavale minekut näiteks, seda tunnet igatsen. Ja ma igatsen prooviprotsesse. Et mulle väga meeldib pigem prooviprotsessi teha. Proovid meeldivad rohkem, jah? Ja. Et see on kahte sorti näitlejaid, kes armastavad proovida rohkem ja kes armastavad etenduse olla proovida, jah? Jaa, sest kui esietendus tuleb, siis esietenduse päeval ma olen hästi kurb ja ma ei taha kellegi rääkida, sest ma nagu leinan. Mul on tunne, ma tunnen tohutut tühjust, mul on kurb, ma tahaks isegi nutta, ma olen vahepeal nutnud, et see prooviprotsess on nagu mingisugune, kes on siin malevas käinud on ju, või kuskil laagris käinud, siis see, et nüüd saab läbi see viimane päev, kui buss ära sõidab. Täpselt see tunne on, et tõesti mina olen väga nagu kurb ja ma ei taha, et keegi räägib minuga ja nagu see saab läbi ja mina olen selline proovide armastaja. Etendused on, see näitleja tuleb kokku, viskab koti nurka, teeme etendus ära, läheb koju on ja teeme veits kiiremini, mul on vaja praamile jõuda ja kõik muud asjad. Et kuidagi just see koos nagu loomise protsess, minu arust see on nagu sa kasvad nende inimestega nii kokku ja võib-olla minule kui vabakutselisele on isegi olulisem see prooviprotsess sellepärast, et mina ei näe neid inimesi enam peale seda prooviperioodi kui ainult siis, kui me etendustel kokku saame. Et võib-olla sellepärast, et mõned inimesed, sa tutvud inimestega, uued inimesed, iga inimene annab sulle midagi, kellega sa kohtud ja ongi nii, et ma ei olegi mõningaid inimesi üldse enam näinud, kellega on tekkis võib-olla mingi äärmiselt tugev side ja kõigest sellest on lihtsalt kahju, mitte lihtsalt sellest lavastuse sisust, vaid ka nendest inimestest, sest enamjaolt on teatris ikkagi väga meeldivad inimesed, kellega on targad ja kellega on väga tore koostööd teha. Ja näed, jõudsimegi Kuressaare teatrini. Jaa! Vaatasin siis järgi, et Kuressaare teatris on sul kokku olnud see Draakon, eks ole, kus sa tegid selle ühe rolli. Selle seisid kurva näoga. Ja siis pärast siis professionaalina või pärast kooli on olnud siis 11 lavastust. Ma igaks üks korra vaatasin üle, et mul ikkagi on rohkem, ma korra hakkasin juba muretsema, et äkki ei ole. Aga ma loen need kõik ette ka. Et sul on rohkem või? Ja mul on ikka rohkem, jah, Kuressaare teatris. Sa töötad siin ju? Ja, aga ma lihtsalt, ma vaatasin... Ma käin vahepeal ära ka. Ja, aga sul on alates 2009. aastast juba. No ma räägin natukene, tulebki hoida rauda tules vaikselt. Igades ma loen need ette nüüd siis. Igavene kapten, mündilõhn, vallikohvik, rääkivad riided, paljasalgne Debora, 3 pörsalugu, persona, kunksmoor, sipsik,
Trimmerdaja surm ja viimasena unistus. Milline on lemmik? Milline on lemmik? See on keeruline küsimus. Kas keegi on kõiki näinud? Selge. Milline on lemmik? No võid ka mitu enda jaoks olulist välja tuua. Kindlasti Igavene kapten oli oluline, sest et kuigi Kalju oli teatrikoolis õppejõud, siis oli Igavene kapten see lavastus, kus Kalju oli kui lavastaja ja mina kui näitleja. Et see on natukene võib-olla teistsugune suhe, et kõik nagu Kalju lavastamist võib-olla ei saanudki. Et see oli minu jaoks väga suur au ja tegelikult Kalju elas mulle väga kaasa ja ilmselt vedas mind siia, et ma saaksin tööd teha. Et peale kooli ka helistas ta mulle vahepeal, küsis, kuidas läks ja ikkagi üritas mind kuskile vaikselt nagu suruda ka, ma mäletan. Et see kindlasti oli. Ja esimesed kohtumised professionaalsete näitlejatega. Kustumatu mälestus Allan Noormets oli minu esimene lavapartner. Ma mäletan, et ta oli suur ja ma ei julgenud teda katsuda, aga ma pidin. Ja siis komand, teeme selle esimese katsumise ära, et saame ühele poole sellega. See oli muidugi hirmutav, sest Allan on nagu suur. Võib-olla alguses hirmutav. Aga siiamaani me oleme Allaniga väga mitmes tükis kaasa teinud, mitte ainult Kuressaare teatris ja temast on saanud väga tore teeline ja tore on temaga ka meenutada seda etendust ja seda aega. Et see on kindlasti minu jaoks hästi südamelähedane, aga tegelikult kõik, kui ma mõtlen nende lavastuste peale, mis ma Kuressaares teinud olen, siis ma ei tea, igaühel on mingi kas eriline koht või just need inimesed, kellega oled kohtunud, et mul on nii keeruline ikkagi tuua välja seda ühte lemmikut. See on nii raske. Mul lihtsalt tuli Allaniga meelde, et Allan tõesti tundub alguses sükene hirmutav. Jah. Minu jaoks oli esimene töö temaga Trimmerdaja surm ja siis ma mäletan, meil prooviprotsessis ei olnud väga kaua olnud see prooviprotsess ja siis alt külmikust kadus ära üks Allani kanakoib. Üks kanakoib seal ja siis, et kes selle võttis. Ja keegi omaks ei võtnud ja siis mingi hetk hakkas, et ikka ju see Markus on, et tema seal keldris elab, aga Markuse taimetoitlane ja et siis ikka ei ole, et see oli jah päris... Aga siiamaani kõik räägivad, et see olid sina? Mina? Jaa, sa ei teagi või? Ei. Sind polnud ruumis, kui me rääkisime. Võib-olla see on alati see, et kes ruumis ei ole, see on süüdi. Aga siiamaani see Allani kana on kadunud. See Allani kana on kadunud. Aga ta oli päris kuri. Oli jah? Jah, ta oli arvestanud ju. Ta oli arvestanud selle kanaga ju. Ta meenutab seda kana siiamaani tegelikult, kui me... Jah, Trimmerdaja surmal siis sa kohtusid ka Tobiasega? Jaa, kui mõelda selle peale, et mida teater on mulle andnud, siis teater on mulle andnud kõik minu elus. Et ma olen läbi teatri väga palju iga lavastusega saanud maailma kohta midagi rohkem teada. See on andnud mulle töö, raha, sõbrad, kolleegid ja nüüd on see andnud tegelikult mulle ka perekonna. Et tegelikult see on kõik mulle andnud. Aga jah, ma tunnen, et ma olen teatrist nagu rohkem saanud, kui ma olen teatrile ise suutnud anda. Et see on väga oluline osa minu elust. No nüüd sa oledki ju siis ka nagu teatriperekonnas, et kuna Tobiase isa on Peeter Tammearu ja ema Triinu Meriste, et kas see, millised teemad, ma ei tea, on jõululauas või perekondlikutel sündmustel, siis ütleme tavalisel Otepää perekonnal või siis teatriperekonnal, et kas need teemad erinevad ka või? Joo. On jah? Mille poolest siis? No ühes lauas räägitakse teatrist ja teises lauas räägitakse ilmast. Et muidugi, jaa, ikka. Aga tore on vaadata, et kui meie vanemad kokku saavad, siis ei ole teatrijutte üldse. Siis on ilmast? Jah. Et selles on väga tore näha või hea näha, et Triinu ja Peeter, et me räägime ka millestki muust kui teatrist. Aga midagi pole teha, kui me kõik ikkagi oleme teatri inimesed, püüa nii palju, kui sa püüad, aga ikka läheb see teema kuskilt teatri peale, et keegi võtab jälle ette, mida keegi kuskilt kuulis või. Mul küll kinnitatud andmeid ei ole, aga ma arvan, et sa oled teinud teatri ajalugu.
nimelt Merilin mängis ju Unistajates ja siis, kui sa jäid rasedaks, sa enam lõpuks ei saa neid etendusi mängida ja sinu rolli õppis sisse siis, kas see on ämm siis öeldakse selle kohta, jah? No jah. Ämm õppis sisse, kas ämm käis nõu ka küsimus, et kuidas rolli teha? Ta helistas mulle, küsis küll midagi seal. Aga ma olin ikka nii selgelt ilusti mänginud, et videos oli kõik arusaadav. mingi täpsustuse ta tegi, et kuule, et mis sa seal võtsid umbes või mitu sammu tegid ja ei olnud. Ei küsinud kusjuures, selles mõttes me pikalt küll ei vestanud sel teemal, et kuidas tundus, et see oli kõik talle arusaadav ja ma ütlesin, ma olen olemas, kui vaja on. Jõudsid vaatama ka, kui tema mängis? Ei jõudnud, aga ma saan aru, et veel on viimased võimalused. Ja. Ma ei tea, kas ma olen selle peale mõelnud, mõtlesin, kas ma üldse tahan näha, ma ei tea, miks, aga äkki teeb nii hästi, et mul hakkab endal nii häbi, et Ei. Väga põnev oleks vaadata tegelikult, ma ei ole kunagi seda vist kogenud, et kui keegi õpib minu rolli sisse ja sa vaatad, et see on minu tehtud roll ja kui keegi sisse õpib, siis tegelikult ta ikkagi nagu enamjaolt püüab tegelikult väljendada või seda teha kõik järgi. Aga samas teha omaks, eks? Just, et kuidas see siis nagu paistab ja kuidas ma ise tunnen ennast selle juures, et seda ta ei teegi, nagu mina tegin. Vaat ma ei tea. Kuressaare teatris oled sa ju tegelikult teinud ka palju lastetükke ja see Sipsik ka veel, mis meil veel jätkuvalt mängukavas on, et lasteteatrit sulle meeldib teha? Mulle väga meeldib lasteteatrit teha. Ja mulle meeldib juba sellepärast teha, et ma olen peale teatrikooli lõpetamist, tegelikult ma alustasingi lasteteatrist. Need on need lasteteatrid, kes sõidavad lasteaiast lasteaeda, sest tööd ei olnud. Ja see oli kuradi raske töö, sest me tegime võib-olla 5 etendust päevas ja ma jäin kogu aeg haigeks, sest et sa oled kogu aeg higine, võimled seal ja siis... Ja kõigil lastel on nohu ja köha kogu aeg. See ka veel peale kauba ja ikka oli seda ka, et mängid ja siis üks ropsib sulle sinna lava peale nagu, aga see on lasteaed, sa lähed edasi lihtsalt nagu ei tee välja nagu, koristatakse osad lapsed ära, kes pihta said ja siis mängid edasi nagu. Aga see oli tõesti raske töö, müts maha nende juures, kes teevad ikka 4-5 etendust päevas ja ringi sõidavad, et minule see ei mõjunud hästi. Vaimselt, füüsiliselt see kõik oli nii raske, aga läbi selle kuidagi, et ma seda lasteteatrit sellisel moel tegin, olen ma hakanud lasteteatrit väga hindama ja selle tegemist hindama, sest mulle tundub, et lasteteatris võiks juba lastele ka tegelikult pakkuda mingisuguse teisi emotsioone natukene peale selle, et on ainult naljakas ja kukkumine ja kõik siuksed asjad, et mitte ainult meelelahutus, et sa ainult lahutad meelt lapsel, vaid et mingisuguseid mõtteid, mille üle mõelda, võib-olla mille üle arutleda. Miks mulle tohutult Sipsik meeldib ikkagi, et see lugu sellest, et miks meil lastel on need mänguasjad üldse, miks seda mänguasja vaja on. Et mõnedes peredes ei ole lapsel oma vanemate puhul isegi tema turvakohta, turvainimest või turvaasja, et siis tegelikult see mänguasi võib olla tema turvaelement, et kellele ta saab ilma hindamata tegelikult rääkida enda rõõme, enda muresid ja temaga koos olla, ta on sinu parim sõber. Et kas sellepärast see sisu on ja ma seda tunnen jah, sest et kui järsku tuleb lasteetendused saavad läbi, siis tulevad noorteetendused ja siis need on nii palju, kui te näinud olete, need on kõik nii rasked. Ehk laste teemadest, noorte teemadesse üleminek käib niimoodi, et kuidagi rohkem neid ühendada, et nad tuleksid keskele kokku, et sellist banaani peal libisemisest jõuab kohe enesetappudeni välja, eks ole. Et see on hästi oluline, mida teatris lastele näidata ja mida edasi anda. Sipsikus sa juba tõid välja, on veel mõni Kuressaare teatri lastetükk, mis on kuidagi rohkem südamelähedane? Südamelähedane? Mul lihtsalt meelduvad rääkivad riided, kus riided ärkasid kapis ellu. Ja jällegi üks asi sellele, et kui palju me tarbime neid asju, Heleri on selle moraali, et kui palju me tarbime neid asju, aga tegelikult, et igal riide esemel on see hing, et kuidas saaks rääkida, et kuidas sa teda hoiad või kust ta pärit on või kui sa läheksid praegu teatri
lattu kostüüme vaatama, mis ajalugu sellel riidel on. Ja üks päev ma mõtlesin, et mulle võid taaskasutatud riided osta, mõtlen, issand, kui palju ma surnud inimeste riidet kannan äkki. Tekkis siuke mõte lihtsalt, on ju. Ja tegelikult on ju, et see võib olla, aga see on elanud pika elu ja väärika elu võib-olla ja et kuidagi hinnata neid esemeid rohkem kui lihtsalt esemed, et ma hoiaks lihtsalt, et meil ei ole. See tuli mul meelde, aga mul endal lihtsalt on, kus me koos mängisime, oli Kunksmoor ja Kapten Trumm. Ma ei tea, kui paljud te olete seda näinud, seda me mängisime Kuressaare linnuse mingisuguses ruumis. Müüri sees, jah? Vahimehe kelder, jah? Jah, ja see oli ka ju, ta ei olnud siuke, ütleme, et teeme nüüd ainult banaani peal libisemist. No Kunksmooril ei olnud banaani, jah? Ei olnud. See oli minu jaoks oli see siuke väga huvitav tegemine, sest et me olime, detsembris ta tuli välja ja ega seal ju väga kütet ei olnud, mingisuguse puhuri me sinna nurka panime. Ja selles mõttes oli see koht oleneb nii palju ja just lastel oli ka see põnev, sest et kui me teeme sipsikut, me teeme kuskil Kulturas, kus on 300 last, on ju, teed seda koma, et viimane rida ka kuuleks, on ju. Aga seal oli tõesti, et lapsed olid nii lähedal, nad nägid sind, et see tegelane tuli sulle nii lähedale, et kuidagi see muutis need tegelased nende jaoks veel rohkem nagu elavamaks, mulle tundus. Ja kuidagi natuke õudne oli ka, et mulle meeldib teatas ka lapsi natuke hirmutada. Ja ma olen teinud ühte etendust nagu Rupertus oli selle nimi, see oli nagu vanaaegne päkapikk. Ma olin selline mustas kasukas, pikad mustad küüned, üks silm oli ühte värvi, punane habe, sarved peas ja ma tulin nagu laste tagant niimoodi ja tegin niimoodi, krõbistasin ja kodistasin ja täiesti kõrist karjusid ja neile meeldib, lastele meeldib hirmu tunda. Samal ajal karjuvad ja samal ajal irvitavad ka, võtavad jalgu ära ja irvitavad samal ajal ja neile nagu meeldib mingisugune adrenaliin nagu. Ma ei tea, kuidas ma sinna jõudsin. Sellele, et see lähedus, lastega lähedus, et see tegelane tuleb sul nii, et see muutub hulga elavamaks, jah? Jah, see oli selline huvitav tegemist. Meil olid ju ikkagi väga pikad päevad seal. Tanel tegi seal valgust, tema istus rätsepistes seal. Mina ei tea, kuidas sa selle üle elasid, see oli ikkagi päris hull seal. Selge ja haigeks Taneli minu arust. Jah, sealt su seljahädad alguse said. Mis? Ei olnud. Nii tore oli. Ja, aga mul on lihtsalt üks proovipäev meeles sealt, kus me olime pika päeva seal külmas ruumis olnud ja siis me tulime tagasi ja ma isegi ei mäleta, kelle see sünnipäev tuli, aga kellelgi tuli sünnipäev ja me kõik olime rampväsinud, aga sina ikkagi võtsid kätte, sünnipäev peab ikkagi torti ka tegema ja siis tegid tordi valmis, mingi küpsise tordi. Olin see mina või? No kes see teine? Mina see ei olnud, ma ei oskagi teha. Aga kas teatri Aga võib-olla oli jah, või oli Tanelil, meil on Taneliga väga lähestikku. Igatahes sa tegid selle tordi valmis pärast seda pikka päeva ja siis ma küsisin ka sinu kursakaaslaste käest, et kuhu ma selle jutuga sihin, et mis on sinu kõige suuremad miinused. Ja siis Marika tõi välja, et see miinus, ühtaegu muidugi pluss ka, aga et see jäägitu endast annab kõik, et alati, et teistel oleks hea. Ja ta tõi ka mingi loo meenutas kooliajast, kus tegite lavavõitlust ja sa said ikka kõva paugu sisse, et silmsinine käisid mitu nädalat ringi, et kuidas see sellega seotud on? Millega? Jäägitu andmisega. Nagu jäägitu andmine või? Et andke aga. Sa võtad vastu, kõik mis tuleb, et nagu ma saanud aru, et kas see nagu oligi nii lavastatud teil, et pane see pauk kirja ja ei, ikkagi väga huvitav. Okei, ei, see oli lavavõitluse tund ja sa pead, kui sa teed haki, lööki, siis sa tegelikult sihid enda õlga, ehk sa ei löö kunagi inimesest läbi. Nii, aga minu kolleeg Mairi lõi lihtsalt läbi ja lõi täiega. Niimoodi, et mul oli pool nagu paistes, mul oli verekott silma all, ma käisin Viljandis ringi niimoodi ja siis inimesed vaatasid, mis ma kellelegi tüübile ütlesin ka, mis vahid, et tahad ka saada või? Et see lihtsalt võttis nii pilku, sest ta oli tõesti nagu, ta nägi õudne välja lihtsalt, Aga ikka juhtub muidugi, selles mõttes ikka juhtub. Ja, aga see vist, et sul vist ei ole see kunagi, et saame ikka praami peal, teeme kiiremini, et sa ikka kannad alati
maksimumi. Aga selles mõttes küll muidugi jah, ja vahel ma tunnen isegi, et ma annan nagu no selles Marika rääkis. Üle, et ma jah, selles mõttes, sa mõtled lava peal, jah? Ja. Seda ohtu on, et ma tunnen seda, et ma teen väga hästi etenduse, kui ma olen ramp väsinud, sest et siis ma ei jaksa endast kõike anda. Et muidu ma annan üle. Aha. Ei päriselt. Ja. Et muidu tuleb selline mõttetu liiga suur energia. Et ma ei oska veel ennast nii hästi balansseerida, ma ei oska veel nii hästi, ei tunne ennast veel nii hästi, ei oska nii hästi veel töötada, ikka tahaks anda, aga noh, sest kui ma tantsu teen, Oleg Titov, Ugala teatri liikumisjuht, kui me tegime Monroe muusikali, noh, siis no, ma tahan endast nii palju anda, et ma olen 1 takti ees, alati, üksida 1 takti ees. Ja vaheajal Oleg oli selline ju, kes Oleg vaheajal tuli pahandama, kui midagi sassi läks. Kostüümide vahele peitsid ennast ära, et sa tead juba, et ta tuleb sinu juurde, sest ma olen alati 1 takti ees. Ma nii tahad tantsida, nagu ma ei kannata oodata ära seda esimest minekut. Alati läksin ennem. Ja mina ei saa võistlusi teha maratoniga midagi. Pauk käib, siis ma enne pauku olen läinud juba. Et see tõesti, ma ei tea, jah, mingisugune selline, et kuidagi nüüd kusjuures, kui ma olen lapse saanud, ma olen ramp väsinud kogu aeg ja ma tunnen, et inimesed ka, issand, sa oled muutunud, sa oled kuidagi nagu rahulik, ma olen väsinud, saad aru, selle pealt tulegi lavale äkki nagu, et sa kui mäletad seda tunnet, kus sa oled väsinud. Jah, see on positiivne ja negatiivne, et kui sa oskad seda tööriista kasutada, see on hea, kui see on olemas see energia, ma ei tea, kuhu lakke, aga see, kuidas seda kasutada oskad, et tohi kohe seda lakke lüüa, aga noh, mul käib ikka kohe ära, et jah, on õppida veel palju selles mõttes. Ja, no, võtan seda Rauno pakkumist ikkagi. Rauno pakkumist või? Ja. Et saab äkki nagu... Rauno muidugi pakkus ka selle, et kuidas sa endast hästi palju annad, et ta rääkis etendusest, kuidas elad on, mis te kooli aeg tegite Rakveres, kuidas sul oli ühel etendusel üldse häält ei olnud. Ja siis, et kuidagi lava pealt maha tulnud ja siis põhimõtteliselt põrandale visanud ja nutnud, et näed, nüüd ei ole häält ja siis järgmisel hetkel nagu poleks midagi juhtunud, lava peale tagasi läinud ja edasi ilma hääleta mänginud selle asja filigraanselt ära. No aga mis sa teed? Ei lähe lavale või? No seda vist ei saa teha, jah. Et lihtsalt pressid selle hääle sealt kuidagi ära, et ega see keeruline on muidugi. Minu hääl on küll selles mõttes, see hääle teema on minu jaoks väga tundlik teema, et mul on väga kõva hääl, aga minu häälepaelad on väga nõrgad. Et mulle ütles isegi Vanemuise mingi häälearst, kes neil oli, ütles mulle, et kui ma ei oleks 4. kursusel, siis ta soovitaks mul midagi muud õppida. Et see on ikkagi nii oluline tööriist näitlejal ja koma keelas mul karjumise üldse ära. Et mina tegelikult püüan, et kui ma rolle loon, et siis tegelikult ma päriselt kõvasti ei karjugi, sest muidu ma ei tee, ma ei saa 10 etendust järjest teha. Et see häälepaelad on lihtsalt nii lõdad, et see on kuidagi sellega seotud. Et see on selline tundlik koht, jah, aga midagi pole teha, enamjaolt ma saan karjuvad rolle. Midagi pole teha. Päris palju nagu on seda ikkagi seda energia andmist. Et... Ühesõnaga, meil siin viimasel ajal pärast koroonat on päris palju tekkinud seda, et etendused jäävad ära, koroona ajal ka haiguse tõttu, et sinu pärast sa pole nii haige kunagi olnud, et etendus ära jääks. Vaata, enne koroonat ei olnud seda probleemi. Kedagi huvitanud, et sa haige oled. Ikka läksid lavale. Et selles mõttes ma ei mäleta küll, jah. Seda. Mis kõige haigem on olnud, mis sa oled kõige rohkem, et sul on haigus, kõige suurem haigus või? Mingi kõrge palavikuga ma olen ikka teinud, aga see ei tundu midagi hullu. Ma nagu ei tooks seda isegi välja. Kõik sai ära tehtud kuidagi. Et see ei ole kuidagi takistanud, aga nüüd on teistmoodi natukene. Mis on normaalne, ma arvan. Et näitlejal võiks olla õigus olla haige. Et kui kõik teenised inimesed käivad tööl ja on haiged, siis nad ei lähe tööle, võtavad puhkuse. Aga näitlejatel ei ole, kõik eeldavad ikkagi saal on välja müüdud, et sa pead tulema ja tegema ära. Et nii paljud on endale liiga teinud tegelikult sellega. Pluss on hakatud kõiki teisi ka.
aga oled saanud kedagi asendada ka, et on haigeks jäänud ja seda püstol rolli teha? Ei, ma ei ole haiguse tõttu küll teinud, aga ma olen Natali rolli sisse õppinud, kui ta Rakvere teatris töötas ja tal olid peaproovid ja ta ei saanud ära tulla ja siis Natali, aga ma ei näinud lavastust, ma ei näinud lavastuse videot, ma ei näinud lavakujundust, ma ei näinud kostüümi. Me saime, see oli Vana Baskini teatris, me saime sellises Vana Baskini kontoriruumis kokku tekstiraamatuses. Ma ei olnud ühegi näitlejaga kunagi koostööd teinud, ma polnud selle lavastajaga koostööd teinud. Me samamoodi, no see on sinu tool ja siin on aed ja siis siin on tool ja siin laud, siin tool, hakkab pihta. Nii, ja nii oligi, siis, aga see on mingi ukse komöödia tegelikult põhimõtteliselt, et siis lihtsalt õigel ajal sisse uksest, ütled oma lause ära ja siis uksest välja. Et minu jaoks on see väga hägune mälestus sellest esimesest etendusest, sest aju tahab kustutada need asjad, mida me ei taha meenutada. Aga ma jäin seda mängima ja tänu Natalile ma sain Baskini teatris, ma tegin 5 aastat, tegin erinevaid lavastusi ja kohtusin erinevate näitlejate ja lavastajate. Ma olen väga tänulik selle võimaluse eest, et ütleme nii, et see komöödia žanr on olnud natuke minu pärusmaa, et ja. Sest seda on lüstlik teha. Ja seal sai seda kõvasti teha. Jah. Kõige toredam oli ilmselt Helgi Sallaga koostööd teha. Et tema on ka ikkagi see, kes annab endast kõik. Ja on väga selles vanuses niimoodi mängida ja et temaga oli väga tore kohtuda ja tundma õppida natuke teda ja. Kas on kellelgi publiku seast tekkinud küsimusi? Küsida võib kõike. Ja. Ma räägin siia loo. No nii. Et kui Meri räägid seda, et peres ei ole kunagi olnud seda ajaloolist taaka, et keegi oleks näitanud. Aga kui ma Kirpat tunnen juba peaaegu varsti 20 aastast, siis esiteks ta on hästi usaldusväärne. Temaga on ülimalt hea laval koostööd ja muidu kõikidel ma näitlejatega, kõik on väga toredad arvutused. Aga kunagi see võis olla, kui me alustasime, mainisid seda rääkivad riided proovi Otepääl, see oli esimene proovist. Või oli see mingi väljas, et mäletad, siis... Ja me tegime 3 päeva seal vist. Ja siis elaseb sinu korteris, aga seal isa ja ema kutsusid saunuma. Ja see on nii äge, et Merka natuke põdes ja ma ei saanud aru, et miks ta põeb. Tead, see on väga parem kui isa on ikka kipub magama ja lauas, et ma ütlesin, mis ikka, ja mina olen laua taga magama ja mõnikord teatate põhjustuseks. Ja oleme seal saunas ja siis hästi tore laud on ka, et ema isa on oodanud meid istume ja sööme joome ja siis Merka isa ei ole selline metsik jutumees, ta hakkab ülgud rääkima, aga ometi ka, et hakkab rääkima. No, ma tulin ka siis, ma nimetan selle välja Vambol, aga me tulime sealt, keerisime sealt selle Valga maantee peale ja siis ma olin autoga lauakoorega, oli mul raavi peal ka. Ja siis keerisime ära ja siis ma jätsin auto seisma ja jäi magama. Ja siis uskumatuna. Ja mida see vaiksime edasi, siis käisime leilis ja sõime võtsime viina. Aega läks see, siis ma tulin uksest selle koorma kinni kellast. Ja see on täiesti uskumatu, ma ütlesin, kuidas seda asja teha, eks ja ma ei seda välja. See on täiesti niimoodi juhtunud ja teine asi, see tegelikult see tragikoomiline pool on Merkas nii äge, et tulemas. See traagine pool natuke varjatud. Kuidas te rääkisime kadunud vanaemast? See nalja ei ole seal absoluutselt. See oli väga traagiline lugu, aga kuidas te seda rääkis, siis mitte midagi. Mina naersin ja Merka naeris ja tood olid hirmus naljakad, aga samas olid kohtuvad traagilised. Et see on Merka see tragikoomiline pool. Ma isegi teab kumba rohkem. Ma ei taha öelda, et see koomiline pool sinus on tugevamalt tikub sa. Mandril räägitakse teist juttu. Et mul on küsimus, kui tahtsin selle isa loo ära rääkida. Kusjuures mina jään samamoodi magama igal pool ja hästi kiiresti.
et selle on isa pärinud ja mu isa magab ka teatris. Et tema on indikaator, kui see tükk on ikka igav, siis mu isa ikkagi magab. Et peale seda, kui isa on käinud mu mõnda etendust vaatamas, siis esimene küsimus on isale, noh, magasid ka või? Ema, täna ei maganud. Või siis vahepeal nii, täna läin teda 2 korda. Et jah. Aga muidu mu vanemad selles mõttes on ikka püüdnud kõike vaatamas käia ja nad on tohutult mulle kaasa elanud ja neile tundub, et see on tohutult raske töö. No, etenduse lõpeb ära, siis nagu tulevad, oi, tütrek, oi, kui raske töö sul ikkagi on, oi, sul on ikka nii raske. Et ma ei tea, kuidas see ettekujutus sellest, mul on tunne, et meditsiinitöötajatel on raske. Et kui ma saan aru, see loomeprotsess on vahepeal, ma ei leia seda rolli üles, ma ei saa hakkama sellega. Tegelikult see ei ole raske, selle kohta ei saa sellist asja nimetada. Et muidugi peabki natukene olema keeruline võib-olla, aga töö mõttes tõesti, meditsiinitöötajatel on raske. Ja. Aga see on ju ka hea märk, et sa oled ikkagi mures oma rolli pärast, et sa tahad teha. No, seda küll, jah. Teistpidi oleks hullem, tuleb, midagi teen ära. Kas on veel kellelgi küsimusi? Räägi sellest persoonast, tookord oli itaallasest lavastaja teil, et kas see oli nagu teistmoodi protsess? Kas keegi on persoonat näinud? See on Maskiteatri etendus. Mina ka. Kuidas teile meeldis? Meeldis. Et oligi Itaalia lavastaja ja tegelikult me tegime seda ühe teise organisatsiooni katusalt, aga seal juhtus mingi asi ja kuna me Kuressaare teatriga olime koostööd teinud, siis me palusime, et kas me saame seda Kuressaare teatrist teha ja Kuressaare teatri võttis selle vastutuse teha midagi, teha maskidega teatrit, kus me ei ütle mitte ühtegi sõna. Oli väga riskantne ja muidugi seda on väga keeruline müüa ja me seda väga palju ei mänginudki, aga peaks ütlema, et mul oli lihtsalt selle lavastajaga nii tohutult hea kontakt, sest ma käisin ennem tema Maskiteatri töötoas, sest et selleks, et Maskiteatrit teha, siis Itaalias Commedia dell'arte, siis traditsiooniline teater, Maskiteater, siis selles töötoas käisin ja temaga oli sama, et tema lihtsalt hakkas naerma minu üle ja naeris kogu selle töötoa. Ja siis me tegime selle lavastuse, mis oli muidugi väga sügava sisuga, aga see loomeprotsess, mulle meeldib see kogemus, et kui on olemas osadel on olemas materjal juba enne, mida sa loed, analüüsid, lood rolli, aga see oli loodud improvisatsioonide käigus, et sa proovides improviseerid ja siis pärast lood selle uuesti või paned selle kokku, selle terve loo. Et see oli midagi uut sellel hetkel minu jaoks, et improviseerida, aga samas hiljem taas luua. Et justkui nagu 2 kunstivormi saavad kokku, algus improviseerime, pärast siis on see taasloomise kunst. Ja see, et sa ilma sõnadeta ja me ei ole mingisugused tantsijad. Et Tanel oli ka. Kuidas sa, Tanel, tundsid ennast? See oli ka minu veel, mis mind oli Kuressaare teatrisse. Personaalavastus. Ahaa. Seda kuuleme juba sinu õhtul või sa oled istunud siin? Ei. See oli äge kogemus. Jah, eks ainuke asi on võib-olla see keel, et kui tema rääkis inglise keeles, aga on ka, et kõik need väljendusvahendid, kuidas teineteisest aru saada, et kui lavastus oli juba ilma sõnadeta, et siis me pidime ka teineteisest kuidagi niimoodi aru saama, et võib-olla kõigest täpselt ei saanud aru alati. Aga muidugi see oli minu esimene kogemus välismaa lavastajaga. Ma ei olegi rohkem seda kogenud ja maskidega. See on mingisugune teine dimensioon, sest ma ei saa kasutada oma nägu. Mul on kasutamiseks ainult oma keha. Et kuidagi tuua näost, emotsioonidest kõik see kehasse oli midagi täiesti uskumatult rasket. Sina nägid ka seda või? Jaa. Kuidas sulle tundus? Ta oli... Ole aus. Ei, ma olengi. Ära hakka keerutama. Ma mõtlengi, et kas ma üldse olen rohkem Maskiteatrit. No ju midagi olen
näinud, selles mõttes see äge, väga teistmoodi tükk. Aga seda on selles mõttes ka mul juba keeruline hinnata, sellepärast, et ma ei oska nagu millegiga võrrelda seda, aga igav ei hakanud, oli ühes vaatuses ka, eks ole? Ja ühes vaatuses. Ja, kella ei vaadanud kordagi, kui ma õigesti mäletan. Muidugi, sest sa jumala eest keegi ei ütlegi sõna, kui sa pea ära keerad, siis sa ei näe seda liigutust ja see kogu lugu läheb ju segaseks. Ja, ta oli kuidagi just lavakujunduse mõttes ka mingid, oli kuidagi põrandale joonistatud. Hästi erinevad toad olid, mina käisin kogu aeg poti peal. Jah, see käisin poti peal. Kogu aeg oli minu tegelast, käis poti peal. Pärast tuli välja, et ootab last. Sa ei saanud sellest aru, on ju? No ma just ei mäleta, see oli nii ammu. Mul tegid nalja. Aga see tõesti, et kui sa ei kasuta lavastuses sõnu, siis tegelikult igal publiku liikmel tuli täiesti oma lugu tekkis. Et kui pärast vestelda inimestega tuttavate, kes vaatamas käisid, siis igaüks noppis sealt välja seda, mis talle tundus. Ja see tuleb ikkagi läbi selle, et kus ma praegusel hetkel oma elus olen, mis mulle nagu korda läheb. Et ma arvan, et see oli ka väga põnev osa selle juurest. Et lavastusprotsessi juurest ma nagu mäletan seda, et hästi raske oli. Seda ma mäletan, et minu arust see improviseerimine ja koos loomine, see on üks ja pärast taasloomine, see on vist üks kõige raskemaid üldse teatri tegemise juures. Kõige raskem vorm, sest see on tohutult väsitav, sa kogu aeg annad, aga tegelikult miski nagu ei sobi tegelikult, mis sa annad. Ja kogu aeg pead tootma uus. Mitte, et ma nokitsen ühe asja kallal, ma kogu aeg uut ja uuesti, aga uus asi. Hei, see sobi, paku midagi muud. Kogu aeg pakud. Mingil hetkel saab lihtsalt kassett saab tühjaks nagu, midagi ei tule enam. Aga äge oli, jaa. On veel kellelgi küsimusi? No võib-olla võtame siis selle viimase kultuurisoovitused ka ära, et ma ei tea, on sul üldse aega olnud viimasel ajal teatris käia? Ma mõtlesin selle peale ja ma olen alati mõelnud, et mina ei ole mingi soovitaja, ma alati olen tundnud, et mis endale meeldib? Mis endale meeldib? Mina olen mõelnud viimasel ajal, et ükskõik, mida me kuulame või mida me loeme, just on see kõige tähtsam, et see pakub meile rõõmu või kosutust. Ja teine asi, peaasi, et Eesti vaba on. 2 asja. See on minu soovitus. Võib-olla, mida ma olen viimasel ajal tajunud, on vaikus. See on väga huvitav, kui sa jääd vaikusesse. Ja ma sain vist lõpuks aru, et miks ma nii palju oma elus rabelen ja kogu aeg täidan oma graafikut kõikide asjadega. Et tegelikult me õpime ennast täielikult tundma siis, kui me jääme üksinda. Ja ma olen saanud päris palju olla viimasel ajal üksinda. Ja sinu seest hakkavad mingisugused asjad välja kooruma, võib-olla kellega sa ei või millega sa ei taha kohtuda. Aga võib-olla see aeg on hetkel lihtsalt vajalik. Et soovitan üksindust ja vaikust. Hoopis teistpidi. Just, jah. Aga muidugi ma kindlasti soovitan Kuressaare teatrit. 29. märts on Sipsik ja kes ei ole tõesti, tohin siin soovitada muud asja ka. Muidugi. Et kes ei ole improteatrit näinud, siis ma soovitan alati anda see võimalus lihtsalt endale. Et kogeda hästi palju erinevaid asju ja me tuleme märtsikuus improteatriga Kuressaare teatrisse. Sina oled ka laval? Ei ole. Aha. Kahjuks ei ole, aga teised on ka väga head. Ja meil on kaasas Ott Sepp, et te näete, kuidas me siis Otti paneme erinevatesse improvisatsioonilistesse stseenidesse ja kuidas tema siis nendest välja ujub, aga tema on päris palju meiega koostööd teinud, nii et tema on juba päris hea. Päris uuspõld ei ole, aga päris hea juba. Jah. Ei, Ott on tõesti, ta nüüd alguses ongi see, et näitleja võib-olla, kuna ta ei usalda, ta hoiab nagu natukene kinni, jääb enda sisse rohkem, aga näha on, et Ott on hakanud meid usaldama ja teeb rohkem koostööd ja seda on hästi tore vaadata, sest sa reaalselt saad teisega mängida. Ta vaatab sulle juba otsa, juba koos tunnetamist ja koos loomist on, et see on nii nauditav, kui sa näed, et näitleja laseb nagu lahti ja muutub avatumaks. Ma täiesti nõustun, et tõesti, kes ei ole improteatrit näinud, see on väga äge. Improteatri Impeerium on vaieldamatult Eesti kõige professionaalsem trupp
neid on veel, aga no selles mõttes improteatris ei saa rääkida professionaalsest teatrist ega, sest et üle maailma teevad seda, no seda ei tee nii-öelda näitlejaharidusega inimesed üldiselt. või nagu jah, et kuidas seal ei saa seda kuidagi professionaalsust hinnata, aga meie oleme lihtsalt ainuke teater, kus on professionaalsed näitlejad, kes on siis klassikalise teatri näitlejad ka, kes siis improga tegelevad, aga üle maailma siis sellega tegelevad ükskõik, kes tahab tegeleda. Ja üleüldsegi see mõeldi kunagi välja, miks improteater alguse sai, see mõeldi pagulaslaste jaoks, et nende sellist vaimset tervist turgutada ja tekitada heaolutunnet neile, siis mõeldi välja need harjutused, mis neid kõiki kaasaksid ja sealt arenes see edasi ja sellest sai improteater. See on nii mõnus on kuulda, et millest see alguse sai ja selle improteatri mõju ongi täpselt selline. See on tohutult vabastav, sest sa ei tea, mis juhtuma hakkab ja lava peal juhtub asju. Kui sa klassikalises teatris palvetad, et telefoni heliseks ja keegi, ma ei tea, ei sureks ära etenduse ajal, siis seal, ma ei looda, et keegi ära sureb, aga see oleks väga hea sisendi. No näe, nii hästi mängisime, et keegi suri ära. Aga see me nagu loodame, et midagi juhtub, kellegi klaas kukub, keegi aevastab, keegi jääb hiljaks, kellegi telefon tiriseb, mis iganes, putukas lendab, et sa saad kõik selle ära kasutada ja see on ainult kingitus, et sa ei pea ise genereerima, vaid kõik on tegelikult õhus olemas. Et iga käe, näe, juhatus, noh, mängid seal ükskõik, no näe, jälle haigena teatris või mis iganes, on naabrimees või kes iganes, et see on nagu jah, teistmoodi. Et see on hästi vabastav ja hästi mõnus on seda teha, mõnus on seda vaadata. Meid saab tellida ka sünnipäevale, ämma matustele ja igale poole. Nii et siis improteater. See ei ole viimane lause, millega ma tahan lõpetada. Mina olen hästi tänulik lihtsalt sellele, et mul on olnud selline teater, kus ma saan alati mingi aja tagant tagasi tulla Kuressaare teater. Tõesti, ma tunnen ennast siin, nagu see oleks mu koduteater, tunnen ennast hästi ja ma tõesti armastan Saaremaad, et see tunne siin ja ma tunnen, et ma pean suvel saama, ma olen sealt Lõuna-Eestist, sealt metsade vahelt ja seal on ainult metsakohin, aga ma tunnen, et ma vajan seda merelaine loksumist ja seda tunnet, et ma tulen kindlasti aastas suvel, tulen ühe päeva siia lihtsalt mere äärde ja kuulan neid laineid, et see on kuidagi jäänud mulle sisse, et ma pean seda saama, sest muidu kuidagi ma ei ela aastat üle. Ma ei tea, niisugune tunne on nagu sees. Ja ma nagu loodan väga, et ma saan siia korduvalt tagasi tulla. Ja see publik ka on tõesti alati hästi soe ja kuidagi hästi reageeriv ja et parim publik ka. See on nüüd küll väga ilus mõte, millega lõpetada. Aitäh, Merilin Kirmits! Jürgen Kansen!